tähelepanu. Valmis, tähelepanu, läks. Tere tulemast kuulama Seven Blaze'i podcasti järje numbriga 15. Täna meil on teemaks siis suur ettevõtted sotsiaalmeedias. Külas on meil Kairi Killing Sportlandist ja Marit Liik, Elisa sotsiaalmeedia suhtekorraldusspetsialist. Tervitused. Tere. Tere. Et ma enne kui nüüd teemasse lendame, et siis ma küsingi teie taustas ka alustuseks, et kuidas teie alustasite oma sotsiaalmeedia siis suhtekorralduse karjääri? Vau, ühesõnaga sa mõtled siis üleüldiselt, et kuidas ma selle maailmaga nii-öelda tutvust tegin, mitte see, et asutuse raames või? Jah, kuidas maailmaga tutvust tegid ja siis võid sinna välja jõuda, et kuidas sa siis jõudsid sinna, kus sa täna oled? No, see on siis aasta 2009, ma kujutan ette, või 2008 isegi, kui ma viibisin päris palju erinevate mingisuguste asjade raames välismaal ja siis loomulikult tekkisid igasugused erinevad välismaa sõpud, kellega tuli kuidagi moodi ühendust hoida ja siis Suri Orkut alustas siis Facebook ja siis sealt saigi nii-öelda alguse selline kompamine siis kõigepealt, et noh, circa siis juba 10 aastat kompamist nii-öelda erinevatel piiridel, et nii ta on tulnud, et esimesed videokatsetused olid ka juba 2009, ma arvan, mis ma tegin, kus sai siis ka väikse digikaameraga kuskil ringi lipatud ja väga moodsaid videoklippe omast arust toodetud, et noh, eks ta niimoodi on läinud, et kõigepealt sai alguse sellest, et saaks sõpradega ühendust hoida ja nii on ta siis kasvanud tänaseks päevaks millekski muuks välja. Jah, aasta oli sama, 2009 oli, aga mul oli see probleem, et ma olin alati seltskondades kõige noorem inimene, kui ma töötasin kuskil ja ma sattusin tööle suhtekorraldusagentuuri, kes siis avastas, et sotsiaalmeedia on see, mida peaks tegema, et sa oled kõige noorem, sa ilmselgelt tead, sa hakka tegema. Ja siis, kui ma liigusin järgmisesse reklaamiagentuuri, oli täpselt samamoodi, sa oled kõige noorem, sa hakka tegema. Et nii ma olen siis 7 aastat siin sotsiaalmeediat teinud, aga nagu Jaan, sa ise ka tead, siis ma olen lihtsalt nagu sotsiaalmeedia entusiast, et kõik kanalid, kõik platvormid on mul olemas ja kõikjal ma tegutsen aktiivselt, see on nagu väga äge maailm. Ja kuidas, Kairi, sina nüüd Sportlandi jõudsid? Jõudsin ma Sportlandi tänaseks, ma arvan, 2 nädalat tagasi siis, aga Sportlandile olen ma teinud sotsiaalmeediat viimased 4 aastat lihtsalt erinevate agentuuride alt. Nüüd nad siis otsustasid, või me koos otsustasime, et oleks aeg, et ma liigun in-house'i, sellepärast, et teadupärast tänasel hetkel oleks igal suur ettevõttel vaja oma sotsiaalmeedia osakonda. ja nii mind sinna siis võeti, et sellist positsiooni eelnevalt ei olnud, ametlikult olen ma siis digimeediakanalite turundusjuht justkui, ehk siis sotsiaalmeedia, digi kõik asjad. Vaatad küll siis e-mailid ja muud, mis ettevõtted välja lähevad? Ütleme, et oligi, et enne kui nad agentuurist tellisid ainult sotsiaalmeediat, tegid nagu siis uudiskirja ja magasine'i tegid nagu pigem maja sees, siis tänasel hetkel mina üritangi kogu selle strateegia paika panna, sest neil on hästi palju erinevaid sotsiaalmeedia digiväljandeid, kus siis iga erinev inimene tegeleb ja need ei ole nagu hetkel veel optimeeritud niimoodi, et strateegiliselt oleks läbi mõeldud, et nüüd me tegeleme sellega aktiivselt. Heades kättes on. Ja Marik, kuidas sina toimetad Elisas? Ma alustasin nüüd, varsti sai peaaegu 3 aastat tagasi, kui ma alustasin ja eelnevalt ei olnud ka taolist kohta nii-öelda olemas siis, kus olekski olnud konkreetselt mingi sotsiaalmeedia eest vastutav isik, et seda tegi siis suhtekorraldusjuht niivõrd kui jõudis ja meil oli ka siis toona oli sisse ostetud, aga noh, nagu juba Kairi eelnevalt ütles, et see in-house knowledge on nagu kõige parem, et siis kuulutati välja konkurss, sattusin sinna ja siis tegelengi seal hoogsalt siis selle sotsiaalmeedia maailmaga nii-öelda. Okei, aitäh! Lippasin su küsimusest mööda või? Aga kirjeldage mulle enda sellist igapäevast tööpäeva. Tõenäoliselt me mõlemad avame Facebooki kohe, esimese asjana. Isegi mitte mailbox, vaid Facebook, kas seal midagi põleb? Jah, just nii ongi, et kõigepealt viskad siis hoogsalt pilgu Facebooki, siis lappad läbi LinkedIni, siis vaatad, mida teised on toimetanud eelneva päeva raames siis veel, mis on 2 silma vahele jäänud. Ja niimoodi ta kujunebki, et siis vaatad, milliste igasuguste trikkide ja nippidega hakkad siis toimetama seal päeva jooksul.
just, et meil on nagu see mure, et meil on jube palju lehti. Et ütleme, et kui ma hommikul lähen, siis meil on kokku kuskil 24 Facebooki lehti juba puhtalt, sest meil on ju Läti, Leedu ka ja meil on Sportland, meil on Sportland Running, Sportland Football, Sportland Tennis, Sportland Magazine, O'Neill, Timberland ja nii edasi. Et see võtab juba päris suure osa ajast ära, et kõigepealt vaadata kõik need platvormid üle ja siis hakata sinna kõikidesse sisu tootma aktiivselt. Ja siis veel Instagrami kontod otse loomulikult ja kõik ülejäänud digikanalid, mis meil on, et eks ta ongi päev läbi sotsiaalmeedia haldust lihtsalt. Mitmekesi te toimetate, ma tahaks nüüd selle peale kohe küsida. Tänasel hetkel olen siis mina nüüd uue lisandusena ja siis meil on olemas Karel, kes teeb meil siis Magazini asju ja kõiki meie digiekraane. Ja siis on meil Maarja, kes on suurepärane Instagrami tegija meil juba päris pikalt, nii et ja siis on otse loomulikult taustajõuna meil kõik turundusjuht ja kõik need asjad, kes kampaaniate raames siis ka aitavad, et Sportland liigub väga tugevalt ikkagi sotsiaalmeedia digitandril. Ja Marit, palju teid Elisas on sotsiaalmeedia peale kokku? Sotsiaalmeedia peale kokku, ütleme niimoodi, et sisuloojatest figureerin siis mina tervitused. Aga põhimõtteliselt on meil niimoodi, et kliendipäringutega tegelevad siis klienditeenindajad, et meil on Facebookis on kokku siis 2 fännilehte, et üks on Elis Eesti ja teine on siis Kõnekartsen ja LinkedInis on siis, no puhtalt ongi siis ettevõtte tööandja brändingu teemad, aga jah, sisuloome on nii-öelda PR-osakonna kaunitel õlgadele. Et meid ei ole väga palju. Tänan selle toreda sissejuhatuse eest. Nüüd lendan kohe peale sihukese küsimusega, et miks teie arvates peab üldse suur ettevõte tegutsema tänapäeval sotsiaalmeedias? Minu endast on see ka möödapääsmatu, aga miks teie põhjendaksite veel kohal olemas või mis need eesmärgid on siis suure ettevõtte sotsiaalmeedias? No kindlasti on üks asi see, et sa oledki nii-öelda oma kliendile oled siis heaks partneriks, et sa saad teda aidata mingisugustes tekkivates küsimustes, sa saad loomulikult väga hõlpsalt, väga loovalt saad anda talle edasi mingisugust teadmist, samamoodi sa saad seda teadmist kinnistada tal, aga eelkõige ongi see oluline just, et see on väga hõlbus kanal ja väga hõlbus maailm, kus sa saad loovalt olla siis kliendi partneriks. Ja temaga rääkidagi sina keeles ja hästi lihtsalt. Aga väga hästi öeldud, loovalt olla kliendipartner. See on tänase 15. podcasti peatsitaat. ja Kairi, mis sina arvad? No ilmselgelt selles mõttes, et sa pead olema seal, kus inimesed on ja kõik on meil sotsiaalmeedias, et seal ei ole väga-väga valikut, et kui sa tahad nendega rääkida ja suhelda, parandada oma teenuseid läbi nende tagasiside ja samas anda nagu oma sõnumeid edasi, siis on ilmselge, et sa oled sotsiaalmeedias. Ja olgem ausad, see on nagu nii palju kiirem ja vahetum viis kliendiga suhelda, kui ükstapuha mis teine meedium, seda on nii nagu kerge mõõta ja näha kohe tulemusi, et kui sa paiskad kas või mingi turundussõnumi õhku, siis sa saad kohe aru, kas see läheb inimestele korda või mitte versus see, kui sa paned selle kuhugi autoori ja sul pole õrnaimagi, kas kedagi üldse nagu huvitas või kas keegi nägi, et sealt sa saad ikkagi vahetut tagasisidet kohe kõikjale, mis sa teed. Just see vahetu emotsioon ongi kõige olulisem ja just seega, et sa saad väga kiirelt tagasisidet, nagu Kairi ütles. Mind huvitaks üks asi, et palju teie juhtkond sotsiaalmeedia vastu huvi tunneb või käib vahepeal küsimus või uurimas või ütleb, et ma nägin seda, et küsib mingeid asju, et tead, ma arvan, et ega täna on ju iga 3. inimene ikkagi põhimõtteliselt Facebookis või mis iganes meediumis väga aktiivne, olgu see Instagram või Snapchat või mis iganes on ju. Et ütleme niimoodi, et igapäevaselt me ei lähe ju juhtkonda küsima, et kuule, kas sa seda postitust nägid, miks sa sellele pöialt pole pannud, et mis juhtus. aga saab öelda, et meil on juhtkond väga selline homsesse vaatav ja hoiavad ikka kätt pulsil, et ka sellel maailmal, et mis toimub, et nii näiteks olen ka meil siis ettevõtte juhi Sami Seppaneniga viibinud ühel sotsiaalmeedia koolituselgi. Nii et ega juhtkond on ka seda meelt, et silmad peab ikka peas lahti ringi käima ja erinevatele meediumitele olema avatud. Täpselt samamoodi, meil tuleb ka ülevalt korruselt ikkagi juhtkond tuleb aegalt alla ja räägib, see oli hea postitus ja seda nägid või seda peaks jagama, Naigil tuli siuke asi, peaks seda tegema ka, et nemad on ka väga-väga aktiivsed ja minu arvates edu valem ongi, et kui ülevalt poolt ikkagi on need inimesed, need, kes esimesi like asju panevad nagu postitustele asjadele jälgivad, see näitab, et seda asja tehakse õigesti ja hästi ja just ja mitte ainult juhtkond, vaid ka see, kui sa näed oma ettevõttest kolleege, kes siis väga hoogsalt näiteks jagavad mingeid asju, laigivad seda, et see on nagu ka väga big like. Mida peab üks suur ettevõte kindlasti tegema sotsiaalmeedias?
kindlasti tegema, kohal olema see on kõige lihtsam asi. Täpselt. Ja ma arvan, et peab olema siis olemas ka see oskus, et social listening skill, et sa saad aru, et nagu mis siis parasjagu kõnetab kuskil mingis erinevas meediumis, et see ongi nagu põhiline, ma arvan. Võib-olla kirjeldagi lahti see kohal olemine sotsiaalmeedias, et kas kontost ju ei piisa, eks, et aga mõtesta seal natukene lahti, et kohal oleks sotsiaalmeedias. Kontost ei piisa, et noh, et kui sa teed mingit Twitteri ja see lihtsalt seisab sul, ripub sul seal 2 aastat tühjana, siis võib-olla jõulude aeg paned sinna Happy Christmas või Happy Holidays, siis see ei ole nagu päris see, et kui sa ikkagi oled otsustanud valida endale ükskõik missuguse sotsiaalmeediumi, siis sa ikkagi pead seal selles mõttes kohal olema, et sa peadki vaatama, et mis on see sinu sihtgrupp, mis sõnumid kõnetavad seda sihtgruppi, fun'i kindlasti lisama sinna, sest et ega kui me mõtleme iseendi peale kui tavakasutajad, siis ega kui sa oma newsfeedi lappad, sa lähed suht kiiresti üle mingitsugustelt igavatelt postitustel, et toidupildid ei ole kindlasti enam päris need, mis kutsuksid nagu laikima või mis iganes. Igal juhul see kohalolek tähendabki minu jaoks eelkõige seda, et sa oled selles suhtes olemas, et sa annad mingisugust uut informatsiooni, sa annad seda lustlikul moel edasi, sa oled lihtsalt ja sa kuuladki aktiivselt, mida siis inimesed seal sinu valitud kanalis teevad, et kui mingi asi ei tööta, siis sa muudad seda ilusasti kaunist, et oled olemas selles mõttes, et kõrvad lahti, silmad lahti ja vaatad, kuidas asjad liiguvad. Just see, et sa regulaarselt toodad sisu aktiivselt ja see ei ole nii, et kui inimene sulle kirjutab Google'i seina peale, et sa 6 aja pärast vastad, on ju, et nagu sükest nälja ei ole, et on ikkagi, sa reageerid kõigele 24 tunni jooksul vähemasti, on ju, ja regulaarselt pidevalt toodad sisu. Et see ongi, kohalolek on sisu tootmine põhimõtteliselt. Ja absoluutselt nõusu. Ja mitte lihtsalt sisu, vaid kvaliteetset sisu, head sisu. Kvantiteet ei tööta. See oli iseenesest mõistetav, ma loodan, et kõik. Okei. Millega suurettevõtted sotsiaalmeedias kõige rohkem patustavad? Ehk siis teisena, et mis vigu sotsiaalmeedias korporatsioonid tavaliselt teevad? Mina ütleksin selle koha, et pahatihti ei viida ennast kurssi sellega, et mille jaoks see kanal mõeldud on ja mida tegelikult inimesed seal kanalis teevad, et mindakse forsseeritult peale mingi omasuguse reklaami müügisõnumiga, arvestamata seda, et mille jaoks see platvorm tegelikult loodud on, et see on nagu üks asi, mis minu arvates nagu Eestis pahatihti tehakse, et ei süveneta. Et ongi, et kui me räägime näiteks siis Facebookis, siis ongi see minu meelest pisikene error, et kui sa teed tohutult hinnakommunikatsiooni, et sul on, lähed mõne ettevõtte timeline'ile ja sa näed seal ainult, et täna 0 hinda, homme 25, võta nüüd, saad tasuta veel 4 asja peale. Et see on päris selline, pehmelt öeldes jälk. Et ikkagi tuleks toota huvipakkuvat sisu, et see hinnakommunikatsiooni tohutu ülevõimendamine, et see on see, kust minnakse väga libedale teele. Ma tooks võib-olla kokku, et ka siukse tähelepaneku, et mida ettevõtted siis minu arust valesti on kampaaniapõhine lähenemine. Mõeldakse, teeme nüüd midagi sotsiaalmeedias, tehakse mingi suur pauk ära ja peale seda jääb nagu See on see regulaarne sisu tootmine, et kui sa seda ei plaani teha, siis sul ei ole nagu mõtet pigem nagu investeeri mingisse reklaami Facebookis, kui sa plaanid nagu kampaaniat teha ja ka mitte pärast sisu toota, siis nagu just nõus. Küsin niimoodi omakasvupüüdlikult. Mis sotsiaalmeediakanalit te soovitaksite finantsasutusele, kes kavatseb just sotsiaalmeediasse siseneda? Siis ma soovitaksin kindlasti LinkedIn ja sobiks väga hästi ka Twitter. Sest see on sisult oleks ta kindlasti. Blogid kindlasti. Kas teil on ka blogid muidu või? Meie ei pea blogi. Ütleme, et Sportland Magazine on küll rohkem kui blogi, aga et see on ikkagi nagu blogi ülesehitusega. Miks sellisel blogi pole? Tead, mõneti on küsimus ressursis, et kuna meid on päris vähe inimesi, kes sellega tegelevad, siis üle põlve ei ole mõtet teha, et pigem on ikkagi mõistlik see, et kui sa oma olemasoleva ressursi siis paigutad nii, et see ikkagi loob kvaliteetset sisu ja see toob ikkagi, lisab ettevõttele väärtust, et me pigem tegutseme nii, et kuna seda ressurssi ei ole, siis ei tahaks kvantiteediga tegeleda. Aga kui ressurssi oleks, siis neil oleks. Just. Kui keegi kuuleb sealt juhtkonnast, et siis vihje teile just. Mis oleks 3 asja, mida kindlasti ei tohi teha suur ettevõtte sotsiaalmeedias?
pisut veider oleks ju, kui hakataks postitama, ma ei tea, nude picture eid, võib-olla see nagu päris hästi ei töötaks, aga kui oleks samas modelliagentuur, why not, on ju. Tead, ma arvan, et see sõltub ikkagi sellest, et missugusel palliplatsil mängitakse. Et sealt tuleb ka see, et mida siis vältida ja mida kindlasti teha. Ütleme, et selles mõttes turvaline on ikkagi hoida eemale ennast igasugustest poliitikateemadest, et võtta mingisuguseid seisukohti ja nii edasi, otse loomulikult vulgaarsed väljendid, ebapädev keeletoimetus, nii edasi, et kõik need asjad on nagu elementaarsed, et mida sa nagu oma ettevõtte kuvand, see on su ettevõtte kuvand, See on juba nii elementaarne, et see kohe ei turgatagi, aga labane kirjastiil on kindlasti see, mida tuleks vältida ja üleüldse kirjavigadega kirjutamine on ka natukese kurb. Arusaadav, et mõnikord läheb mõni täht kuskil vahetusse, kui sa kogu aeg sisu toodad, on ju, aga et ei ole nagu püsivalt väga kohutav keel. Ja ei avalda arvamust mingite pagulaste teemal näiteks ja nii edasi, et see nagu mõne ettevõtte puhul oled näinud, et on proovitud kaasa rääkida ja see on väga-väga halvasti lõppenud. Ja kindlasti on, kui me vaatame üleüldse mingisuguseid study case maailmas, siis on väga libedale teele mindud ka sellega, et kui näiteks lennukompanii on pannud endale Twitterisse pildi, siis lennuõnnetusse sattunud lennukist ja siis pannud juurde kirja, et meiega lennates nii ei juhtu, et siis taolisi asju ei võiks ka teha. Päris karm, jah. See on väga karm, jah. Mul ei tule antud hetkel selle lennukompanii nimi meelde, aga see... Ärme isegi tõstata seda teemat. See ei olnud Eestis. Mingi hetk ma mäletan, meil oli isegi ühes podcastis juttu sellest oli, et Saku näiteks sidus enda konto ära Vello 42-ga. Et kas teie teeksite enda Sportlandile näiteks? Selles mõttes, et nad ei sidunud ära, vaid seal oli Vello üle võtnud ja see ülevõtmine põhines sellel on ju, et nii-öelda fännid või jälgijad nagu avaldasid arvamust, et võiks seda teha, on ju. Inimene ise avaldas ka arvamust, et võiks seda teha, et ma ei näe küll põhjust, et kui see inimene haakub sinu mingi mentaliteediga või arusaamaga või kõnetab sama sihtrühma, et miks ta ei võiks mingisugust huvitavat contenti toota nagu... Kui see on ettevõtte enda risk, selles mõttes sa pead usaldama seda inimest, et ta ei keera sulle pläkki seal kontol on ja ilmselgelt. Aga minugi poolest, miks mitte? Ja ei, why not, et kui see läheb nagu väga hästi mingisuguste teemadega haakub kenasti, siis loomulikult see Instagramis tehakse seda ju pidevalt, on ju. Telia alustas sellega, et andis oma konto üle Liis Lemsalul ja nii edasi, on ju, iga nädal on mingi erinev karakter, et miks mitte? Absoluutselt. Et olen ise ka osanud Visit Estonia selles Snapchati takeoveris, et seal on ka paras nagu risk võetud, et riiki esindama, eks ju, suvalised inimesed, valitud. Nad monitoorivad ju, et kui sa midagi pläkki keerad, nad kustutavad ära selle kiirelt, et ja eks nad mingil määral ikkagi valivad, ma arvan, et nad päris igale ühele ikka ei anna, kes nagu soovi avaldab, et riiki saab ju ka võtta kui ühe suure ettevõttena, keda turundada. Vastab tõe. Absoluutselt, jah. Olen alati mõelnud, et Eestis võiks olla ka sotsiaalmeediaministeerium. aga tuleviku muusika. Ilmselt ühel hetkel ongi meil see suur vend olemas, kes selle alla koputab. et ma isegi... Ma olen ka sükse domeeni registreerinud, et igaks juhul. No näed. Ettemõttavalt väga hea. Nüüd võib-olla siis siuke kriisilahenduse poole pealt, et mul tuleb meelde siukene 2-3 aasta tagune juhtum, kus Elionil siis enda enam ei ole, et oli vist üle-eestiline siis katkestus. Inimesed läksid hästi närvi, olid vihased, aga kõik läksid kohe sotsiaalmeediasse vaatama, mis siis toimub, eks ju, ja nad said sellel perioodil vist mingi 15 000 fänni juurde hoopis. Et vaatamata sellele, et tehnilisel juhil tekkisid enesetapu mõtted sellest sõimust, mis ta sai, et ikkagi lahendati see kriis hästi sotsiaalmeedia kaudu, et seletati lihtsalt, et juhtus nii ja kõik, et seal oli näha ka, et inimesed tuli tegelikult ise pakkuma ka lahendusi, et nende jälgijad, kes olid juba kursis sellega, mis toimub, andsid seda infot edasi nendele, kes sinna tulid, et näha oli, et inimesed ei jõudnud nii kiiresti vastata, nii-öelda siis Elioni inimesed, on ju, et siis fännid hakkasid ise juba vastama. Ja seda on tegelikult paha tihti nähagi, et kui sa oled suutnud ikkagi nagu sotsiaalmeedias endale lojaalse jälgijaskonna tekitada ettevõttele, siis nad aitavad sind alati nagu, et mõnikord näiteks, kui sa vaatad kas või Samsungi puhul on mingisugune küsimus tulnud, on ju, siis on inimene jõudnud enne vastata, kui ettevõtte on jõudnud vastata, on ju, kes on lihtsalt juba nii lojaalne fänn, et jälgib nagu nii kogu aeg Samsungi lehte näiteks. Et see on ka sotsiaalmeedia võlu tegelikult, et sa teed endale ikkagi bränd advokaadid, kes nagu aitavad sul seal maal eksisteerida. Ja mõnigi, mis selle väärtus on? Hindamatu. Hindamatu. Just.
tasuta töö. Okei, aga kuidas teie siis käsitlete sotsiaalmeedia kaudu tulnud kaebusi või muresid, mida inimesed on, ütleme, et ma ei tea, halb ühendus või mida iganes, telefon läks katki või no mida iganes, kuidas te Elisal see protsess käib? No selles mõttes, et hästi lihtsalt, et kui on avalikule lehele on jõudnud mingisugune ükskõik negatiivne kommentaar või tagasiside mingisuguse teenuse või toote või mis iganes juhtumi osas või klienditeeninduse osas, et siis me reageerime väga kiiresti. Me kunagi ei kustuta ühtegi negatiivset kommentaari ära, vastasel juhul, kui see muidugi ei sisalda mingisugust roppust. Et siis loomulikult me anname kliendile eelnevalt märku, et mul on hästi pikk Eesti roppude sõnade list, kui te tahate oma sinna profanity filtrisse lisata. Ja ma olen ka, kui ma olen vaadanud nüüd just eile ja heitsin pilgu siis peale sinna sellele sektsioonile, et mis on siis blokeeritud sõnad, on ju. Siis ma mõtlesin, et sa nagu voorimees juba ise. Sellised igasugused imekaunid sõnad on seal juba. Aga me reageerime väga kiiresti, et vastame kohe kindlasti kliendi murele ja kui on inboxi saabunud, siis mis iganes päringud, et me tegeleme nendega ja alati me väga lahkelt täname ka selle negatiivse tagasiside eest, et noh, tegelikult see aitab ju jõuda siis nii-öelda helgemasse päeva ja me oleme väga tänulikud, et kui klient osutab tähelepanu mõnele vajakajäämisele. Ja isegi kui kirjutatakse fännile postkasti, et kas tulete podcastile, siis ka toimis väga hästi, et ma tänan väga selle reageerimise eest. Super ju, sul on kogemus käes. Toimis. Nii, aga Kairi, kas teil ka, kui klient näiteks kurdab, et tal läksid tossud katki, mis teie sel juhul teete, et kas te saadate ta poodi mure lahendama või katsute ise seal koha peal juba lahendada? Või kirjutate, et liimi ninad kinni või? Selles mõttes me üritame nii palju aru saada, millest see mure on tekkinud kõigepealt, aga lõppkokkuvõttes ütleme, et kui tootega on mingi probleem, siis me paraku peame ta ikkagi poodi tagasi saatma selles mõttes, et ta peab sinna minema, aga nii palju kui võimalik, me anname juba tagasisidet ja võtame info sisse nagu läbi sotsiaalmeediat. Tavaliselt ongi see, et inimene kirjutab, et mul on tossud katki, siis me palume näiteks pilti, et tuvastada, milles olukord on, küsime, et millal need said ostetud, mis võis juhtuda, et selle nagu baasinfo me juba kõik töötleme läbi, anname ka kauplusele teada, et enne kui klient läheb, meil on juba mingisugune profiil nagu loodud sellele probleemile. Ja meile väga tegelikult, selles mõttes hästi hea on nagu tagasisidet saada, sest see tuleb otse kontorisse, Need inimesed, kes tellivad tooteid nii edasi, et see on oluline meile saada see info. Rõõm kuulda. Olen kohanud ettevõtteid Facebookis, kes et kirjutad neile, et on mure, eks siis nad annavad sulle mingi meili või muu, et kirjuta sinna edasi, eks. See on mõne suurkorporatsiooni puhul tegelikult on vaja lihtsalt, ütleme, et kui sul on mingisugune, ma ei tea, toiduainete tööstus näiteks, sul on teatud lihtsalt protokollid, mis sa pead läbima, et kui see hakkab igast august tulema sulle, sa ei ole võimeline seda ära haldama. Et nad teevad ju iga ühe kohta toimiku näiteks või mida iganes, et siis on nagu tegelikult arusaadav, et sul on klienditoe email, kuhu need asjad laekuvad, või loomulikult tore oleks, kui üks hetk oleks kõik automatiseeritud ja ikkagi mingisuguste botidega lahendatud, näiteks Facebooki Messengeri puhul kindlasti, aga tänasel hetkel me paraku toimetame kõik nii. Kui palju teil on hetkel lehel fänne? Elisa Eesti fännilehel on praegu circa 64 000 ja meie kõnekaart Zenil on selline 14 000 kopikatega. Sport ühel sellel. On nüüd nii palju lehted. Ma ütlen ausalt, et tegelikult üks viimased pool aastat ei pane enam nagu nii hullult rõhku sellele, et see fänniarv kasvaks pigem, et see engagement kasvaks, aga eks need numbrid on ikkagi, Sport on Eestil on üle 70 000 ja meie alamlehted on ka ikkagi süke 5-15 000 siis on ja. Ja Läti-Leedul on ka, nendel on veel suuremad, sest meil on teadupärast seal rohkem rahvast on ja. Miks ma küsin, et kas te ise panete tähele, et kas mingist suurusest läheb asi nagu mugavamaks, et keegi... Ei, mida suuremaks, seda ikka nukramaks. On nii või? Mulle üks klient tuli väitma, et me peame vähemalt 5000 fänni kokku saama, et muidu on mõttetu Eesti turul. Ma ütlesin, okei, et kus see info pärineb? Ei, mulle öeldi kuskil. Siis ma hakkasin nagu mõtlema, et mille nagu, et huvitav väide, et mille taga peitub, et kas te ise olete pannud, ta mõtleb seda, et nagu auditoorium on liiga väike, kellega sa kõneled, on ja et sa ei jõua nagu piisavalt suure sihtrühmani, aga nad ei arvesta sellega, et teatud sõnumeid sa võid ka nagu väljaspool oma fännidele tegelikult edastada, on ju, läbi tasulise reklaami. Just. Aga sellest ma saan aru jah, et ettevõtte seisukohalt, et kui sa kogu aeg toodad sinna sisu ja see auditoorium on sul võrdlemisi väike, ütleme, sul on mingisugune 500 inimest seal, on ja kas see aeg, mis sa sinna sisse paned, on seda nagu väärt, et ütleme, et kuskil 5000 inimest tegelikult on juba nagu arvestatav mass, on ja.
aga samas siin on jälle see, et sul võib see 5000 inimest olla, mitte keegi ei reageeri su postitusele, siis on ka täiesti pointless, on ja siis on see 200 kasulikumad, kes sulle reageerivad, et need 2 asja peaksid olema nagu kogu aeg nagu mõõdupuudeks, nagu käsi käes olema kogu aeg. No ja just, et kui sul on tegelikult väiksem fänniarv, et kui me räägimegi mingist 700 või 1000, siis tegelikult on isegi lihtsam oma sõnumeid seal kommunikeerida, sest et need jõuavad orgaaniliselt ikkagi peaaegu, et selle 100% ulatuses selle fännibaasini, kui me räägime mingi 700 000 või mis iganes. Isegi Facebook eelistab neid, ongi vist kuni 5000 või 2000 või midagi siukest on ja antakse sulle natukene rohkem orgaanilist levikut. Keegi tegi selle testi vist oma lehtedega, et mis juhtus, kui ta 5000-ni jõudis on ja. Aga kui sul kukub seal juba 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, siis on juba päris keeruline, et selles suhtes peab ikka et jah, et kui sul on ikkagi juba teatud piirini jõudnud see fänniarv, siis läheb järjest raskemaks see, et sa saad seda sõnumit orgaaniliselt viia enam auditooriumini, et sa pead lihtsalt leiutama kogu aeg igasuguseid viise, vaata, et kuidas sõltub nii palju sõnumist. Ütleme, et täna hommikul ma paningi postituse üles ilma igasuguse boost'ita ja oli 140 000 oli reach, on ju. Aga see ongi see, et oli õige sõnum, õige mäng, õige asi, on ju. Ilma, et oleks vaja midagi nagu juurde anda, oli nagu levik kohe, on ju. No ja just, et see on hästi erinev, et see on nii väga, kui sul on hea teema, millest rääkida ja õigesti seda teed, siis nagu on orgaaniline levik ka olemas, aga pahatihti on meil suurkorporatsioonides ka ikkagi nagu see, et sa pead kommunikeerima sõnumeid, mis ei ole nii atraktiivsed ja nii põnevad ja nii ägedad, et siis... Jah, siis ei jää midagi muud üle, kui pisikene eurokene sinna panna. Tohime küsida, et palju te keskmiselt ühele postitusele reklaami lisate? Ma arvan, et niimoodi on raske öelda, et kui palju ühele postitusele selles mõttes, et võib-olla kuulõikes on võib-olla mingi 2-3 sõnumit ainult, millele paned selle boost'i alla, et ja me ei räägi siin ka ilmatuma suurtest summadest, et pigem on nagu see, et sa pead oma sihtgruppi oskama hästi sõnastada ja limiteerida seal, et siis sa saad selle, kui sa pisikese rahakese sinna alla pannud, siis ta juba levib ka orgaaniliselt jällegi paremini edasi, et see sõltub, et need summad ei ole nagu ma ei oska ka kindlasti niimoodi, ma ei ütlegi sulle tegelikult. Oleme poliitiliselt korrektsed, sellest ei ütle nagu. Aga sama siin, et tegelikult me ei pane kõikidele postitustele nagu raha alla, et kui sa enne küsisid nagu keskmiselt iga postituse kohta, et ma olen näinud ettevõtteid, kes panevad nagu kõikidele asjadele alla ja kohe, kui nad selle ülesse panevad, ma ei ole kindel, et see on kõige nagu optimaalsem lahendus, see on nagu kõige mugavam lahendus ja kõige kiirem lahendus, aga rahalises kontekstis võiks ikkagi pigem vaadata, et kuidas ta orgaaniliselt oma elu elab, et kas teda peaks nagu, et kui ta läheb hästi, siis on mõistlik juurde anda, sest ilmselgelt inimestele läheb korda, on ja kui ta läheb halvasti, siis mõelda, kas see on ikkagi see sõnum, mida sul on vaja nii hullult kommunikeerida, et äkki sa oled ise midagi seal nagu natukene tuksi keeranud, kui see nagu ei lenda, on ja. Et selles mõttes ikkagi vaadata, kuidas see postitus ise elab enne, kui sa hakkad teda nagu meeletult reklaamirahaga kuhugile tampima, on ju. Jah, nõus. Et öeldakse, put your money where your mouth is. Et kui juba toimib, siis lükka raha juurde, eks ju. No just. Ma ise teen mõnikord, kas see laiskusest või kiirusest mõnikord tingituna, et postitus laivi, ma panen alguses selle boost nupuga, panen midagi lihtsalt nagu ära. Ja kas või fans, et ta saaks mingi sükse nagu jalaga tagumiku kiirenduse peale. Aga sa ei ole täheldanud, et sa saad tänu sellele vähem orgaanilist ulatust? Olen küll, jah. Selles mõttes peab see on nagu päris nigel koht, kuhu kohe vajutama. Aga ma olen pärast nagu, ja siis pärast, kui mul on aega, ma teen nagu sükseid peeneid reklaame ka, et panen kodulehe külastajatele ja siis juba filtreerin nagu rohkem, et Küsimus on lihtsalt, kas sul on mõtet nagu panna, isegi kui see on nagu 2-3 eurot, mis sa paned sinna boostina alguses, on ju, et kas seda on nagu mõtet teha nagu. Et kui ta pigem pärsib sul natukene orgaanilist levikut, äkki lasta tal, kui see ei ole nagu ajakriitiline asi, siis lasta tal natukene aega olla ja siis vaadata, et kui sul on aega neid reklaame asju teha, et ma viimasel ajal on ma võib-olla paneme liiga palju asjalikku sisu, mida tahaks, et leviks rohkem, et blogid või sama podcast, eks ju, et siis ikka et selle engagementit võib-olla ei saa, et inimesed lähevad kohe kuulama, eks, et siis peaks võib-olla mingi mängu sinna. Klikitakse ikka, see on ka engagement. Aga kommenteid, share nii palju ei tule, et... Aga Facebook ju arvutab ikkagi nagu klikk on tema jaoks engagement, nii et ei ole vahet. Kuigi ütleme, et talle ei meeldi, kui sa välja lähed, on ju tema keskkonnast, aga ikkagi. Ja siis vana hea Siimooriga saab ka natuke peegitada engagementit juurde. Okei. Kui palju on väärt üks like? Kelle like? Kas need fänni mingid haid, kes käivad, laigivad kõike, mis on kuskil või? Kõige küsiks teie käest, mis on ühe fänni hind Eestis? Wow. Ma tahan ausalt, et me ei ole nagu seda välja arvutanud, aga ütleme, et kui sa nagu ikkagi
sisu toodad, sa tead, et mis on see summa, mida sa oled nõus välja käima ulatuse eest, on ju, seda sa pigem paned nagu referentsi ülejäänud meediumitega, on ju, et kui mul on nagu ütleme, raadios on ulatus on ju siukene, maksan nii palju, Facebookis on ulatus siuke, siis ma ilmselgelt ei taha rohkem maksta, pigem tahan vähem maksta, on ju, et selles mõttes nagu vaadata ülejäänud turunduskanalitega, ideaalis ikkagi sotsiaalmeedia võiks olla tänasel hetkel nagu, ja on ka kõige soodsam nagu kontakti saavutamiseks, pigem nagu mitte see fänn, vaid see kontakt, mis sa saad, on nagu see, mille pealt võiks nagu arvutada, et palju sa oled nagu valmis nende eest välja käima. Et kampaaniate kontekstis on seda hea lihtne teha, me hakkame nüüd siin tegema uuest aastast ka nagu püsivalt nagu mõõtma, et palju meile siis reaalselt need kontaktid nagu maksma hakkavad. Et tegelikult olgem ausad, et meil ongi Eestis on nagu nii vähe on aega sul on ju üldjantes ettevõttes, sul ongi sotsiaalmeedia tiimis on paar inimest on ju, sa ei jõua nii palju seda asja mõõta, aga me oleme jõudnud sinnamaani, kus on hädavajalik, et selle jaoks, et optimeerida nagu kanalite kasutust. Nii et räägime paari kuu pärast uuesti. Okay. Kontakti. Aga olete mõelnud ka mis oleks optimaalne engagement rate? Et ütleme, kas te mõõdate selle kuu lõikes, nädala lõikes? Mis te mõõdate? No ma ei tea, ma jälgin pigem nagu seda weekly reach'i, et ma vaatan, kuidas sellega läheb ja siis kindlasti vaatan, et mismoodi on, missugune postituse sisu, kuhu, mismoodi jõuab, mis seal toimub, mis sellega toimub, siis vastavalt sellele juba vaatad sõnumid ümber, et mida edasi nagu mõelda, aga põhimõtteliselt ja weekly reach ja iga kuu siis vaatame üle ka fänni arvu, et kas seal on nagu mingisugust muutust või mitte. Kuigi jah, nagu Kairi juba eelnevalt tõi ka välja, et meie huvi ei ole ka täna see, et me jõuaks kuskil mingisuguste sadade tuhandete fännideni, vaid oluline on kvaliteet ehk, et oleks püsiv fännibaas, kes olekski siis selline kvaliteetne nii-öelda kogukond. Ütleme, et me näiteks just Maarjaga eelmine nädal arutasime seda, et me panime endale Instagrami näiteks engagementi eesmärgi panime, kuna nüüd on ilusasti kõik numbrid näha Instagramis on ja et siis me panime, et kindlasti 10% peaks ta olema nagu postitustel. Et see on nagu see, mis me Instagramis panime. Facebookis see sõltub taas kord täiesti nagu postitustest on ja kampaaniaperioodist, et kus meil on nagu aktiivsemad kampaaniaperioodid, seal ilmselgelt me tahame, et engagement oleks kõrgem on ja et sõltub perioodit, jah. Jah, et kui on mingi kampaania on üleval, siis niikuinii see engagement läheb. On juba iseenesest on nagu. Ja just, et. Aga mingi hetk mõtlesin ka, et oleks hea universaalne mõõdik, et 10% on kuu jooksul engageinud, siis ütleme total engagement versus fännid, eks ju. Väikeste lehtede puhul vaata, see on eriti lihtne teha, eks ju. Ütleme, et see võikski olla nagu endaga nagu mõõdupuu alati. Et kui mul nüüd eelmine kuu oli see 5% ja siis järgmine kuu võiks olla nagu pidevalt nagu kasvatada. Siin tekkis meil see konflikt, et näiteks kui me ühe kuu tegime konkreetse müügile suunatud tegevused, eks ju, kus me tegelikult mõtlesime juba klikke siis, eks ju, veebilehele. Ja siis oligi raske, nüüd läks engagement nagu alla, eks ju, aga siis tuleks prioritiseerida, et mis see nagu... See on selles, et kui see endale pärast, meil on näiteks tabelis ongi kirjas, on ju, et sel perioodil olid meil fookused see ja see ja see, me tegime selle jaoks seda, on ju, et sul on nagu põhjendatud, miks see number selline on, ju. Et üks asi on see, et sul on see numbrite rida kõik olemas, aga sa ei vaata mitte pool aastat hiljem tagasi ja mõtle nagu, miks see number siuke on, et sul on seal kõrval kohe seletus, et miks see on nii ja mis me sellest saime, on ju. Et see peaks olema ka üks elementaarne nagu asi, mida... Kas Microsoft Excel või Google Sheets? No ütleme ausalt, et kui sa oled suurkorporatsioonis, siis sa istud veel oma Excelite otsas. Ikka ja vana ja nunnu Excel. Okei, ja mis rääkides siis tööriistadest, et kas teil on kasutusel üldse kolmanda osapoolte tööriistu? Minul agentuuri ajal oli siin ikka olid mingisugused sprinklerid ja mingid huudsuudid ja nii edasi, aga tänasel hetkel nüüd Sportlandiga liitudes ei ole. Selles mõttes, et Icon Square veel mõõdab meil nagu Instagrami asju, aga nüüd kuna nagu Instagram on ka oma mõõdikutega välja tulnud, siis selle me nagu killime ära, et aga jah, ei ole kolmanda osapoole äppe asju vaja tegelikult. Nii hullult ei ole, selles mõttes, kui sul on tõepoolest mingi üüratu jälgijaskond ja üüratult palju lehekülgi, siis sul on vaja hakata midagi automatiseerima, et see on arusaadav. Aga Eesti kontekstis ma arvan, et ei ole nagu nii palju lehti ettevõtetele, et nad ei saa nagu ise tehtud. Just ei ole mõtet ressurssi nagu raisatagi selle peale, et kolmandaid osapooli veel võtta, et kui sa tegutsedki seal oma nende asjadega, et siis hoiad väga hästi ise kätt pulsile. Ainus asi, mille jaoks sul seda vaja on tegelikult mõõtmine, sest läbi nende postitamist sul on mõtet teha, sa tapad jälle oma orgaanilist, on ju. Ja sa tänasel hetkel on enamus kohtades olemas sul juba scheduling võimalused, sa ei pea mingit kolmanda osapoole asja nagu selleks tarvitama, on ju.
ma ei tea, kas on mõni kolmanda osapoole asi, mida me peaksime teadma, mida me peaksime kasutama. Kas see küsimus viitas sellele, et midagi on kasutamata või? Et mina ise ka alati soosin inimesi kasutama platvormipõhiseid statistikaid muid, et natuke süvenenumalt tähele panna, mis tegelikult võimalusi juba Facebook näiteks ise pakub ja nüüd ka tegelikult siis Instagram ja tegelikult Twitter, eks ju, pakub ka selle ilusti seal on juurde. küll midagi logiseb küll, aga No, nagu, nad vähemalt üritavad. Ta proovib. Ei ole hullu. Aga nagu on ja no, LinkedInis ka vaatasin, et rohkem Näeb midagi. Midagi näeb, jah. Näputäiega on antud ikka midagi sealt ka. Jah, et siuksed omad, sest muidu tihti satub see, et kui me siin haldasime mõndasid haldame globaalseid lehti läbi siis selle Falcon Sociali. Falcon Social. Ja seal ikkagi topelt lähed sinna, ajastad ära, lähed business manageri, panid reklaami, noh, et Täiesti tegelikult on nagu mõttetu ja sellest ei saa keegi mingit nagu see otsest ei tooda lisaväärtust. Ta teeb ei nagu tooda, jah, sa kaotad oma pisikesed närvirakukesed ära, no mille jaoks? Selles mõttes ma saan aru, et ütlemegi, sul on suur klient, kellel on vaja veel kuskilt ülevalt, et keegi jälgib veel asju, kinnitab veel asju, et siis on nagu arusaadav, et ta peab nägema seda workflow'd, et meil oli pahatihti, et oligi, kui agentuuri aegadel oli mingi globaalne klient, siis ta tahtis näha, et kuidas nagu kliendi kaebustega tegeletakse, üldjoontes nendes kolmandates tarkvarades ongi lihtsalt see, et sul on mingisugune probleem, sul on kaardistatud, kes selle lahendama peab, mis faasis see on ja nii edasi, et ma saan aru sellest, miks seda nõutakse, aga ütleme, et sotsiaalmeedia inimesena, kes seda teeb igapäevaselt, täielik peavalu. Väga nüri. Täiesti mõttetu. Et jah. Et näiteks kas ma tean, et noh, vaata globaalsed brändid on otsustanud, panevad kõik lehed ühte kappi, eks ju. Ja siis ma tean, et meil on olnud siuksed, kes on globaalne brändi osa, aga tegelikult eraldi seisev leht siis Eestis. Ja see on alati palju parema tulemuse toonud, et ja meile ka vähem peavalu. Et selles mõttes nagu palju toredam, et kas te kujutaksite ette kunagi, et näiteks nüüd Elisa paneb kõik oma riigi lehed ühte patta, saab seal mingi megasumma fänne, eks ju. Ja siis toimetab, noh, seal on tegelikult seadad olemas, et sa saad nagu igale riigile oma keelega ja nii edasi teha, aga ei näe küll põhjust, et seda teed peaks minema, et ikkagi hoiaks seda ühtset kogukonda, et olgu siis Soomes üks, Eestis üks või noh, mis iganes, et kui me räägime mõnest globaalsest ettevõttest, siis ikka igaüks võiks oma tiigi sujuda. Ma arvan, et see muutub ka globaalsetel ettevõtetel, me tasapisi hakkame juba nägema seda, et nad hakkavad tagasi tulema nendesse nagu, 2 aastat tagasi oli see, kus ma pidin võitlema nagu inimestega, kes tahtsid nagu ühendada neid lehti ja öelda, et ei, Eesti peab eraldi ja me oleme nii väiksed, me ei saa, meil on vaja, et see oleks nagu eraldi. Tänasel hetkel me näeme, et suurfirmad hakkavad võtma juba lokaalseid turundusagentuure endale, lokaalseid sotsiaalmeediaagentuure jätavad lehti juba laiali, et nad hakkavad aru saama, et see oli nagu bad move. No see on ikka nii, et mood kordub taas ja minnakse tagasi mingisugust juurde. Just vaatasin Coca-Cola lehte hommikul, et noh, vanasti oli see äge, et ma nüüd uue see timeline'i layoutiga panin tähele, et see aeg on sealt paremalt ära kadunud. Vaata, muidu olid aastaarvud, et Coca-Cola oli hästi äge see, et sa said nagu, läksidki mingi 1905 ja tegid vanu nagu plakat, see oli päris nagu tuus. Tahtsin sama asja nagu demonstreerida ühele ettevõttele, et mange ka oma ajalugu, et noh, enam pole mõtet tegelikult. Ja aga siis sattusingi kõik need tabid ja no must miljon erinevat asja ja engagement, neil oli vist, ma ei mäleta, mis peast, no absurdne määr neid fänne ka, aga teed engagement olematu. Ja kuule, see oli mingi 99 miljonit vist, midagi taolist. Ja lihtsalt nagu no, lamp, eks ju. Eestil ei ole sellest kasu, kui sa USA muidu, vup, on ja Eesti. No. Ja oma 540 000 Facebooki kasutajaga. Ongi. Ja siis tuleb ka, et venekeelsed sihtlused well done. Mis kanaleid üldse Elisa kasutab praegu? Mis kanaleid? Teil on Facebook? Meil on Facebook ja meil on LinkedIn. Instasse pole veel läinud? Instasse me lihtsalt dubleerime Facebooki erinevaid sõnumeid. Ikkagi on konto olemas? Konto on olemas, noh, selles suhtes. Aga konkreetselt niimoodi ei instata, et pigem dubleerime Facebooki erinevaid nupukesi sinna siis. Arvad, et see on mõistlik?
no nagu ma ennem ütlesin, et kui ei ole võimalust kvaliteeti ikkagi tagada, et seda kanalit tuleks nagu ikkagi päris funilt teha, igast erinevaid pilte, mis iganes videopostitusi ja kõike muud sellist asja. Aga kuna rahvast ei ole nii piisavalt palju, siis me ei tee seda. Aga meil on olemas Soome Elisa, kes väga hästi toimib seal, et kontserni üleselt on siis ikkagi olemas Pinterest, me räägime kõikidest erinevatest moodsatest meediumit, et aga Eesti poole peal meil on lihtsalt hoiamegi siukest optimaalset piiri. Kas te Snapchati peale ei ole mõelnud? Meie juba oleme Sportlaniga Snapchatis. Okei. Kuna meie sihtrühm on alates 13, siis ilmselgelt see on see koht, kus olla, et me oleme nüüd 2 korral oleme teinud seal midagi ja tänasel hetkel meil on ikkagi juba seal, see engagement on utoopiline, et kui meil on seal, sa pead küll kõiki asju käsitsi tänasel hetkel mõtma, aga ütleme, et kui sul on mingisugune 700 jälgijat, siis ütleme 500 inimest teeb screenshoti, on ju. Et kui see sükest engagementit sa nagu Facebookis, Instagramis naljalt enam tänasel päeval ei leia, on ju, et selles mõttes on Snapchat ikkagi puhas kuld, et kui su sihtrühm on 13-18, siis platvorm kindlasti, kus olla. Kuidas te ise tagate seda, et need postitused, mis te teete, tagavad siis ütleme korporatiivsetele nõuetele, eeskirjadele ja ütleme, et juhatuse poolt on okei ja turundusjuhi poolt on okei ja samas läheksid korda ka siis ütleme tavalisele inimesele? Kes on tavaline inimene? Juhatuses on ka tavalised inimesed. Turundusjuht on veel tavaline inimene, 2 kätt, 2 jalga. Okei. No, et kuidas te nagu optimeerite selle, et nüüd on kiirelt vaja idee, et kas te peate üle kinnitama ka mõnikord või? Peab alati kujundaja üle käima või kuidas see? Meil päris seda ei ole, et ikkagi üsna vabad käed on, et on teadupoolest on meil kindlasti välja kujunenud mingi kindel stiil tõenäoliselt, mida me kasutame, on ju. Aga seda, et nüüd kindlasti peaks minema juhatuse uksele koputama, et kuulge palun, kas see on nüüd okei, et sellist asja ei ole, et väga usaldatakse ja põhimõtteliselt on ikka täitsa vabad käed. No loomulikult me räägime ikkagi nagu selle konkreetse ettevõtte raames ja selles suhtes, et mis on selle ettevõtte strateegia siis turul ja kõik see eetika ja kõik muu sinna kaunis juurde, et selles suhtes. Ma arvan ka, et see on pigem nagu see, et sa oled palganud endale spetsialisti, kes saab aru, mis sotsiaalmeedia on, mis on suhtekorraldus, on kursis sinu ettevõtte traditsiooniliste nagu kommunikatsioonimudelitega ja siis sa lased tal lihtsalt teha seda. Tänane jututeema on meil läinud eriti ruttu, eriti lõbusalt. Ja ma tahaks teid väga tänada, meie kallid külalised. Aitäh, Kairi Killing, aitäh, Marit Liik. Aitäh ka meie kallitele kuulajatele, kes meie saate lõpuni jaksasid kuulata. Te kuulasite Sevenblaze'i taskuhäälingut number 15. Heli eest hoolitses Hendrik VR Lakeside Soundist. Kindlasti kuulake ka meie eelmise episoode kas meie kodulehelt sevenblaze.com, iTunesi vahendusel või otse SoundCloudist või YouTube'ist kasutaja nimega Sevenblaze Social. Peatse kuulmiseni ja olge sotsiaalsed!